Karolin, kas ma tohin sellise püssiga tulla lennuki peale? Ei, lennukisse ei tohi tulla mitte ühegi relvataolise esemega, ehk siis isegi kui see näeb välja nagu mänguasi, siis kui ta meenutab kuskilt kaugeltki relva, siis sellisega ei tohi lennukisse tulla. Okei, aga miks ma ei või võtta sellist asja kaasa? Sellist asja ei tohi võtta, sest see on suurem kui 100 milliliitrit, ehk siis kõik vedelikud, nagu näiteks see, peavad olema maksimaalselt 100 milliliitristes pudelikestes. Ja asi ei ole mitte selles, kui palju mul seda kaasas on, et siin on ka vähe, vaid peab olema just väike anum. Aga miks see nii on? Seda on sellepärast, et ükskõik millist ainet, siis see 100 milliliitrit tagab ohutuse. Ehk siis kui me võtaksime näiteks kaasa 100 milliliitrise pudeli näiteks mingit süttivat ainet, siis ei ole seda piisavalt, et põhjustada pardal, lennuki pardal siis mingisugust tõsiselt ohtlikku olukorda. Aga miks ma ei või võtta säraküünalt endale kaasa? Säraküünlaga on muidugi see, et teda saab meil põlema panna ja tema on meil praegu siin otsast piisavalt terav. Ja teravate asjadega, nagu näiteks siin ka see kamm, on niimoodi, et see peab olema see tera, peab olema lühem kui 6 sentimeetrit. Ehk siis kui mõõta seda näiteks siit niimoodi, siis see tera ja ka see on siis pikemad kui 6 sentimeetrit. Ja miks just 6 on see, et see on see pikkus, mis on inimesel siit rinnast kuni südameni. Ehk siis see on tõsiste vigastuste vältimiseks, et ei juhtuks pardal mingisuguseid õnnetusi. Ehk siis mujale võib pussitada, aga südamesse ei või? See on võetud siis südame järgi, et see on siis see kõige tõsisem vigastus, mis siis käsitletakse niimoodi seadusandlust.